Alustame soojendust harjutusega kükk pluss põlvekallistus. Tõmbad põlvekaisu. Rahulikult lähed siit kükki, lükkad põlvi välja, tuled ülesse ja võtad siit põlve kenasti kaisu. Hästi rahulikus tempos. Pingutuse momendil hingad alati välja. Hästi. Ja vahetame harjutust. Üks jalg läheb sirgelt ette ja tuled siit sirgete kätega. Teed mõnusa õlaringi. Teise jalaga samamoodi. Tunnetad seljatööd, reie tagaosa venitust ja rahulikult jätkad siit. Hästi. Järgmiseks läheme matile. Läbi külje lähed siia ja tõstad puuse ülesse ja rahulikult alla. Tõstad, lükkad keharaskust põlvede suunas ja rahulikult tuled alla tagasi. Pingutusel hingad alati välja. Hästi, nüüd tuled korraks tagasi ülesse, püsti siit ja sul on taha väljaasted. Üks jalg ja teine. Proovid tuua jalad 90-kraadise nurga alla ja surud ees olevast jalast ennast üles. Järgmiseks liigume toengusse. Reied diagonaalis maapinnaga, peopesa õlaliigest all ja siit tood käe ette, küljele, tagasi ette ja tagasi maha. Proovid hoida puusad võimalikult paigal, et sinu kere töötaks kaasa. Samal ajal paneme natukene siit ka õlaliigest liikuma. Järgmisena tuled siia toengpõlvitusse, peopesa õlaliiges all, põlv puusaliiges all ja lükkad selja nii kumeraks, kui vähegi saad. Ja nii lõgusaks, kui vähegi saad. Proovi keskenduda sellele, et ainult sinu selg liigub, puus võimalikult paigal. Järgmine harjutus on sul samuti toengpõlvituses. Siit tõstad ühe jala põlvemaast lahti ja teed suure ringi eest taha ja tagant ette. Nii suurelt kui vähegi saad. Ja kohe otsa teise jalaga täpselt sama. Ja vaheldumisi niimoodi jätkadki. Ühe jalaga ja siis teisega. Järgmiseks harjutuseks tood siit puusad ülesse, võtad varvastest kinni, lähed siit kükki, pöörad ühele küljele üles, teisele küljele üles, tood käed keskele ja korraks lükkad siit reie tagaosa venitusse. Ja jätkad samaga, lükkad siit põlvi välja, käsi üles, teisega sama ja siis siit puusad ülesse. Ja viimase soojendusharjutusena tuled siia toengusse ja teed seljatõmbeid. Puusad võimalikult paigal ja mõtle, nagu sul oleks mingi raskus käes, sa tõmbad seda raskust rindkere suunas. Küünarnukk liigub mööda keha. Esimese harjutusena me teeme ühe kereharjutuse selleks, et sa saaksid oma kere keskosa veelgi paremini teisteks harjutusteks ette valmistada. Selleks lähme matile ja siit hingad sisse, välja hingates liigutad naba lülisamba suunas ja hakkad siit tõstma ühte varvast üles ja teist. Samal ajal hoiad oma kere keskosa hästi tugevana.
me teeme seda harjutust läbi 3 ringi koos vahepealsete puhkepausidega, et sa saaksid oma kerekeskosa tunnetuse siit hästi kätte. Ja korraks puhkad. Korraks lõdvestad. Ja kohe lähme järgmise raundi peale. Hingad jälle sügavalt sisse, välja hingates aktiveerid oma alakõhu. Ja kui sa tahad, sa võid minna eelmisest versioonist natuke raskemaks. Ehk siis siit tõstad jalad 90-kraadise nurga alla ja vaheldumisi üks varvas alla ja teine. Hinge kinni ei hoia, jätkad hingamisega. Iga kordusega tunnetad, et kerekeskosa töötab kaasa. Ja jälle puhkad. Lase kehal lõdvestuda, lihastel teha nii-öelda reset ja lähme kohe viimase ringi peale. Vali jällegi oma raskusaste. Ja kui sa oled valmis, siis läksime. Peaksid tundma, et su alaselg on tugevalt vastu matti, ka siis, kui läheb raskeks. Kui vaja, tee korraks paus, tee uuesti see kere aktiveerimine ja siis tule harjutuse juurde tagasi. Ja puhkad. Tuled püsti, lubad endale väikese joogipausi. Järgmiseks harjutuseks on kükid koos hantlite üles surumisega. Selle jaoks vali endale sobiv raskus, võta puusadest natukene laiem hargseis, too hantlit siia õlgadele ja läksime. Lähed alla, lükk põlvi välja, üles tulles, surud hantlit kenasti siit üles, õlgade kohale. Jälle alla, surud läbi täistalla end üles ja siit hantlit ka kaasa. Ja üles. Tee täpselt sellises tempos, nagu sina tunned, et sulle on okei. Kere keskosa on ka mõnusasti aktiveeritud. Ja lubad endale väikese pausi. Paned hantlid maha, raputad käed, jalad ja lubad väikese hingetõmbepausi. Sätid ennast paika, oled jälle valmis, hantlid kätte, tood õlgadele ja läksime. Kui sa tahad natukene kiiremat tempot, võid vabalt teha ka nii, et see hetk, kui sa kükist üles tuled, siis sa juba surud hantlid üles. Vali enda tempo ja kuula oma keha. Lükkad põlvi hästi välja ja surud läbi täistalla ennast üles.
et tunnetada ree esiküljetööd, tuharatööd. Sul on veel natukene minna, 15 sekundit. Ja puhkad. Hantid maha, lähed jalad, lõdvestad korraks ja teeme ühe ringi veel. Võtad uuesti hantlid kätte ja läksime. Tunned, et tempo läheb natukene intensiivseks, tee rahulikumalt. Jällegi kuula enda keha. Ja tunneta oma lihaseid, kere keskosa, jalalihased, õlalihased, kõik on töös. Ja luba endale puhkepaus. 40 sekundit enne järgmist harjutust. Järgmise harjutusena tuleb meil 3 ringi seljatõmbeid. Selle jaoks pane kummilint endale päkkade taha ning võta sellest mõnusalt kinni, õlad kenasti taha ja jätkame harjutusega. Ehk siis siit tugev seljatõmme ja tood rahulikult käed sirgelt ette tagasi. Tugev ja rahulikult tagasi. Pingutuse momendil hingad alati välja. Ära unusta enda kere keskosa aktiveerimast. Tunneta enda selga töötamas. Luba endale väike puhkepaus. Raputad käed, kui vaja. Ja teeme teise seeria siia otsa. Aktiveerid kere ja läksime. Tunned, kuidas seljalihased töötavad, pingutavad, mõnus tunne. Ja korraks veel puhkad enne viimast seljalihaste seeriat. Rahulikult lõdvestad, raputad käed, kui vaja. Lühike puhkepaus hakkab läbi saama. Teeme ära viimase seeria. Ära unusta hingamist. Pingutusel hingad alati välja.
viimased sekundid. Ja vabastad. Nonii, oled ühe mõnusa puhkepausi ära teeninud. Võta juua, tõmba hinge. Järgmine harjutus on meil alusel puusatõsted koos üles surumisega. Leia endale mõnus alus, kuhu peale toetada. See võib olla diivan, see võib olla tool. Tuled siia rahulikult peale, hantlid käes. Ja siit tõstad, puusad kenasti üles, põlved lahku, hantlid siia rinna alla ja nüüd siit surud hantlid õla kohale. Rahulikult alla tagasi ja surud õla kohale. Keskendu just sellele, et hantel tuleks siia rinna alla, et sa saaksid mõnusa rinnalihase venituse kätte ja siit sa surud rinnalihase kokku. Jalgadel on see päris kena vastupidavustöö. Tuhar pingutab, et sind selles asendis hoida. Kui vaja, võta alati puhkepause. Ja vabastad. Korraks puhkad. Vaatad, et kui siit miskit maha kukkus, et sa pärast siit mööda ei toeta, eks ole. Et kõik oleks kenasti endiselt turvaline. Ja kui sa oled taas valmis, siis leiad endale jaoks selle mõnusa toestuspunkti siit ülesse, hantlid kätte ja läksime. Nii sinu tuhar kui ka rinnalihased pingutavad seda harjutust tehes. Jällegi see moment, kus on raske, hingad välja. Ehk üles surudes. Tugev välja hingamine. Ja lõdvestad. Rahulikult raskused ära ja rahulikult tuled maha tagasi, et lasta korra lihastel puhata. Ja väike puhkepaus saab ka kohe üsna kiirelt läbi ja tuled taas siit üles. Rahulikult tabaluudega toetad aluse peale, lükkad põlved lahku, tuhar pingutab ja läksime. Viimane seeria on kõige raskem. Pinguta lõpuni välja. Tunneta, et sul lihased töötaksid, toetaksid sind. Ja lõdvestad. Ja annad endale natukene pikema puhkepausi. Järgmiseks harjutuseks tuled põrandale matile. Tood oma õla, puusad ja kannad ühele joonele.
asetad siit pealmise käe puusa peale ja hakkad nüüd siit tõstma pealmise jala põlve ülesse poole ja rahulikult tagasi. Me teeme kummagi poolega 2 seeriat läbi. Mida sa peaksid tunnetama, on siit. Sinu keskmine tuharalihas, mis mängib hästi suurt rolli sinu keha stabiliseerimisel. Treenime seda selle harjutusega. Ja just proovid hoida siit puusa võimalikult paigal. Jälle pingutuse momendil hingame välja. Tunnetad hästi siia. Ja juba lubad endale väikese pausi. Teeme teise poolega kohe sama otsa. Rahulik vahetus. Kannad kokku. Kand puus õlg jällegi ühele joonele. Siit hoiad puusa paigal, et sa ei pööraks ennast liiga taha ja tõstad peal olevat jalga. Ja tunneta hästi lihaste tööd. Kui sa tahad seda harjutust natukene raskemaks teha, siis sa võid vabalt panna ka kummilindi põlvede alla. Teha seda koos kummilindiga. Väike paus taas. Rahulikult tuled külje pealt ülesse. Keerad teise poole ja samamoodi külje pealt alla. Et harjutada seda beebikõhuga pindadelt üles-alla tõusmist ka rohkem külje pealt. Ja? Nii, taas asend sisse. Ja läksime. Mis iganes variandi sa valid, kas kummilindiga või ilma, siis keskendu sellele, et millise variatsiooniga sa tunnetad oma lihaste tööd. See on kõige olulisem. Kui tunnetus kaob ära, sa tunned, et kummilindiga pead hakkama liiga kuidagi rebima ennast, siis võta see ära ja keskendu harjutusele ilma kummilindita. Ja rahulikult jälle külje pealt üles ja siis teisele küljele. See külje pealt üles tulek on just oluline sellepärast, et mida suuremaks hakkab rasedusega kõht minema, seda suuremaks läheb ka diastaasi oht, et seda natukene ennetada oma liikumistega, eriti just sellised külje pealt liikumised. Proovime seda ennetada ja liikuda külje pealt. Mitte otse püsti ega otse kuskil istuma ka pikutama. Viimased kordused. Ja puhkad taas rahulikult ülesse ja luba endaleks pikem puhkepaus. Järgmiseks tuleme taas matile, seekord toenpõllitusse ja jätkame ühe kere keskosa harjutusega. Peopesa õlaliigese alla, põlv puusaliigese alla ja siit hingad sügavalt sisse, välja hingates liigutad naba lülisamba suunas, aktiveerid kerelihased ja siit vastaskäsi jalg viid üksteisest eemale ja välja hingates tõmbad keskele kokku. Teeme ühe poolega 2 seeriat ja teisega 2 seeriat. Hingad sisse ja välja. Tunneta, kuidas sinu kõhulihased
pingutavad, et seda tööd teha. Keskendu ka sellele, et sa ei viiks oma alaselga liiga nõgusaks. Prooviksid olla enam-vähem ühel joonel. Korra puhkad, teeme siia otsa teise poolega. Tälle hetked sügavalt sisse hingata ja välja hingates tõmbad naaba lihastega lülisamba suunas. Oled valmis ja läksime. Hingad sisse, hingad välja. Ja vabastad. Vajadusel lase korra siin rannetel ka puhata, hõlgadel puhata, kätel puhata ja teeme veel kummagi poolega ühe tiiru. Sügavalt sisse, hingad välja, aktiveerime kere ja läksime. Keskenduma kere keskosa tunnetamisele. Korseti lihased töötavad mõnusalt kaasa. Ei lase sul alaseljast ära vajuda. Ja vabastad. Korra puhkame ja teeme viimase seeria teise poolega. Sisse, välja, aktiveerid kere ja lähme. Ja puhkad. Lased kogu kehal lõdvestuda. Vajadusel jälle võta juua. Selle treeningu viimaseks harjutuseks tule istu rahulikult oma kandadele, aseta käed oma roietele, võid ka sulgeda silmad ja asu rahulikult hingama. Tunneta hetkeks, kuhu sinu hingamine liigub. Sa tunnetad enda roideid liikumas või läheb see hingamine peamiselt siia ülesse, rindkeresse. Kui ta läheb ülesse, proovi seda hingamist suunata rohkem allapoole.
et sa saaksid liikuma oma roidekaare. Hingad sügavalt sisse ja sellel ajal sinu roidekaar liigub igast küljest välja, nii eest, selja tagant kui ka külgedelt. Välja hingates pakid oma roided kokku justkui vihmavarju. Roided liiguvad igast küljest sisse-tagasi. Käed väsivad ära, võid nad vabalt panna ka külgedele ja asetada näiteks üks käsi oma roietele, siia vastas roietele. Ja proovid seeläbi tunnetada, kas su roided liiguvad sisse-välja. Sisse hingates välja, roidekaar laieneb ja välja hingates roidekaar liigub sisse-tagasi. Võid sama katsetada ka teise poolega, kuidas teiselt poolt sinu roidekaar liigub. Keskendu sellele, et sa kindlasti ei hoiaks hinge kuskilt kinni. Kogu aeg hapnikku tuleb mõnusalt peale. Hingamine toimub sellise konstantse voolamisena. Vahepeal tunneta ja taju ka, kuidas liigub sinu vaagnapõhi. Kui sa hingad sisse, roidekaar liigub välja, siis vaagnapõhi võiks liikuda natukene allapoole. Ja välja hingates, kui roidekaar liigub sisse-tagasi, siis sa tõstad kergelt vaagnapõhja. Jätka sellega. Hingad sisse, vaagnapõhi liigub alla. Ja välja hingates, roided sisse, vaagnapõhi liigub üles. Tule veel üks sügav hingamine. Ja lõdvesta. Siin on sulle hea praktika, et hoida seda tasakaalu ja ühendust oma diafragma, vaagnapõhja ja kere keskosa vahel. Nii et praktiseeri seda ka antud trennide väliselt.